kaugel mitme maa ja mere taga asus piraatide saar, Mustpärl. See saar oli tuntud kui kõikide piraatide kodu. Piraatide salgad naablased siia peama väsitavaid röövritki, laevad täis kulda ja pärli. Mustpärl oli surmalaeva kodusada. Surmakapten oli kuulus Jack Sparrow, kes oli aastatega kaaperdanud mitu laeva. Sparrow paremaks käeks oli hukatuse silm, kes sai oma nime ühe lahingu järgi, kus ta jäi ilma. Laeva meeskonda kuulus ka veetlev Elisabeth, kes oli tuntud oma nõuga käsitlemise oskuse tõttu. Samuti meeskonnas oli Must Habe, kes valdas nõiakunsti, ja Luukere, kes oskas muutuda läbipaistvaks. Laeva meeskonnas oli ka õde ja vend, Julia ja Tõsine, kes oskasid suurepäraselt ilma ennustada. Ja viimasena oli meeskonnas vapustav kassnaine, kelle erivõime oli lendamine. Ühelt röövretkelt tagasi tulles jäi Elisabethile silma kaart, mida nad leidsid rünnatud laevast. Seda lähemalt uurides avastas ta, et tegu on aardekaardiga. Elisabeth otsustas näidata seda kaptenile. Kapten, ma leidsin omale kaardi, meil on aare peal. Siia. Kapten uuris kaardi ning natukese aja pärast andis käsu. Purjed üles, suundbände! Täis purjed laev alustas samal õhtul purjetamist mööda vägevat merd. Kokku see laev purjetas mitu kuud edasi ja tagasi, trötsides ilma, äikest, vihma ja tormi. Kuni peale suuri kannatusi kogu meeskond jõudis tõestatud aardesaareni. Kogu meeskond jõuab saareni, nad on kõik väsinud, nad ringutavad ja uitavad mööda saart ringi. Samaaegselt Jack Sparrow, hukatuse silm ja Luukere põgenevad. Kas meile? Mis me nüüd teeme? Ma teadsin, et ta jätab meid siia saarele. Ma iialgi ei usaldanud Jack Sparrow. Aga enne, kui ma talle aardekaardi andsin, tegime sellest koopia. Kogu meeskond uurib kaardi, et avastada, kus see saare on peidetud. Mina tean, kuhu minna, minu järgi. Jack Sparrow, hukatuse silm ja Luukere leidsid õige koha ja alustasid kaevamisega, et leida tõendatud aaret. Kaeva, ära oota! Järsku jõuab ka sinna samma paika seesama ülejäänud meeskond. Ja Tõsine ütleb, Tervist! Teil on kaart, me ei anna neile valet. Luukere samaaegselt
ta kaevab välja aardekirstu ja avab selle. Ei, see on tühi! Tühi! Ja, kummardus.